Tere! Mina olen Ragne Värk ja kutsun teid kuulama saadet Mis täna söögiks, kus kõik keerleb toidu ümber. Nii, kas olete valmis? Alustame! Tänane saade on pühendatud täielikult makroonidele ja mul on külas tõeline koogimeister, kes teab makroonide hingelust kõike. Minu külaline on Toidukunsti stuudio perenaine. Ta on kirjutanud kokaraamatuid ning loonud nii mõnegi kohviku koogimenüü. Mul on väga hea meel tervitada tänases saates Olga Kaju. Tere! Tere tulemast! Ma mainisin siin, et sa oled perenaine Toidukunsti stuudios. Ja kui inimesed ei tea, mis on Toidukunsti stuudio, siis sul on praegu võimalus just rääkida sellest. No, mu abikaasa ütleb, et see on naiste pelgupaik. See on selline koht, kus saavad kokku inimesed, kes tahavad õppida kondiitrikunsti, olenemata nende siis eelnevatest teadmistest, taustast. Käime koos, kokkame rõõmsalt, teeme häid asju, et teha kvaliteetsest toorainest häid desserte. Ja läheb meil juba 4 aastat saab kohe täis, et oleme Pirital ja koos kokkame siis. Miks sul tuli selline mõte teha selline Toidukunsti stuudio siis? Ma just vaatasin siia sõites, et ma umbes 14 aastat tagasi avastasin makroonid. See oligi tegelikult esimene selline kondiitrikunsti element, mida ma üldse avastasin. Ja siis hakkasin pidama blogi ja sealt hakkasid need koolitused siis tulemas, et kõik küsisid. Aga miks see nagu hakkas tulema? Oli tegelikult see, et mul tekkis hästi suur kirg ja huvi ja ma mõtlesin, et läheks kuskil õppima ja ma avastasin, et Eestis ei saagi seda õppida, sest kui ma oleks läinud tol hetkel, see oli 14 aastat tagasi Tekosse või kuskile haridusasutusse, seal õpetati ikkagi suurtööstuse jahukoti kokkusegajaid, et seal ei õpetatud seda, kuidas päriselt käsitöö desserti teha. Ja ma hakkasin ise õppima. Kui ma hakkasin ise õppima, siis hakkasid kõik küsima, aga kus ja kuidas, hästi loogiline jätk oligi siis neid ka õpetada. Koos oleme õppinud nüüd. Mina õpetan neid, nemad mind natukene mingite asjadega ja selline tore sümbioos, et me täitsime sellise augu, kus sul olid poekoogid, olid võib-olla teinekord olid nagu sellised uhked, aga toorainet nimekirja ei taha vaadata, kodus tehti rohkem sellist nagu lihtsat kooki, siis me hakkasime pakkuma seda võimalust, et teha kodus ilusasti, kvaliteetselt ja ongi hästi palju naisi on sellega tänaseks kaasa läinud. Esimene mõte on alati see, et mingid koduperenaised ei ole koduperenaised, enamasti on meil, ma ei tea, arstid, juristid, kohtunikud hoopis teise valdkonna inimesed, kes tahavad head kooki teha, tahavad mingist siuksest igapäevaelust, rutiinist, võib-olla stressirohkest tööst nädalavahetusel lihtsalt puhata. Öelda perele, isale anda lapsed üle, öelda, ma nüüd lähen ära. Ma olen jälginud sinu tegemisi ja sul on seal hästi palju erinevaid koolitusi. Mis koolitused on need kõige populaarsemad? No eks ikka see, miks me siin täna oleme. Makrooni koolitused. Täiesti hämmastav tõesti, et läheb, ma ei tea, ma arvan neid koolitusi siis juba 12. aasta või 13. ei tea. Uskumatul kombel nad on kogu aeg selline 2-3 kuud ette välja müüdud, siiamaani on saba ukse taga, et tulevad. Nende fenomen vist on see, et kui kooke vaadatakse kui midagi hästi keerulist, siis makroon on hästi spetsiifiline, konkreetne toode. Ja seda tahavad teha nii noored, vanemad, tahavad tulla vanaemad, et oma lapselastele teha, kingitakse hästi palju noortele, kes on kokkamishuvilised nagu esimese koolitusena see, et nagu hästi paljudele pakub ta kuidagi siiamaani seda huvi, et see on tõesti siiamaani kõige populaarsem koolitus. Minu arust see makroonide tegemine tekitab ka natuke hasarti, sest sa pead ikkagi retsepti jälgima ja siis on, kas mul see kord tuleb välja, kas see õnnestub, kas see ei õnnestu, kuidas need olud on, et minu arust tekitab ka see hasarti ja mulle pärast meeldib see, et nende mõlemate külgede siis kokku otsimine või kokku lappimine, et see on niisugune nagu, ma ei tea, puslega tegelemine, et võib-olla sellepärast ta äkki tekitab, et see ei ole see, et ma ei tea, ma teen kohupima kooki, segan asjad kokku ja siis ta alati õnnestub. Äkki? Tead, ütle mulle. Ma juba teen väga pikki aastaid statistikat. See on üks koolitus, kus ma alati alguses küsin, et miks te siin olete? Tahan täitsa teada inimestelt, et mis see põhjus on. Ja ma ütleks, et üks levinumaid põhjuseid on see, et emad tahavad teha lastele, sest lastele ostmine on nii kallis.
Nad tahavad ise hakkama saada. Üks põhjus on tõesti need inimesed, kellele tundub, et see on nii keeruline, et kui ma juba sellega hakkama saan, nad on internetist liiga palju lugenud, nad tavaliselt tulevad koolitusele teades rohkem teooriaid kui mina, erinevaid, miks midagi õnnestub või ei õnnestu, niisugused teoreetiku osalejad on ju, ja siis on need, kes mõtlevad, kusjuures mina tegin ka nii kunagi, et nad annavad võimaluse nii, et nad tahavad teha makrooni, pole proovinud, lugenud ega midagi ja tulevad koolitusele, et tehtaks kohe alguses asi selgeks. Et täitsa puhta lehe pealt tuled. Jah, täpselt nii. Aga mis lisaks makrooni koolitustele sa teed? Ma olen ka sul ühel koolitusel osalenud ja ma väga soovitan, sellepärast minu arust sinu koolitused, ma olen ka teistele rääkinud, on hästi tehnilised, et kui ma küsin sult, miks see asi läheb tükki või miks see on siiani vedel, kuigi ma keedan seda nagu, ma ei tea, et see hullumeelne, et sa oskad sellele nagu vastata, et sa saad nagu seda tehnilist külge ka juurde. Mis on veel need koolitused, mis lisaks makrooni tegelikult koolitustele? Täpselt seesama sinu jutt on ju, et kondiitrikunsti alused, et see on selline 2-päevane koolitus, pikem, võiks arvata, et ongi tegelikult ju üks kallimaid koolitusi, aga ka aastaid juba alati välja müüdud ja mul endal on hästi oluline teada, miks need asjad köögis on, miks need juhtuvad, sest tegelikult kondiitrikunst on puhas füüsika, keemia, ta on nagu hästi arusaadav, kui sa nagu korra läbi mõtled, et miks need asjad juhtuvad ja mis tooraine millega nagu kuidas reageerib, siis tegelikult sul hakkab köögis nagu vähem asju juhtuma ja siis rohkem sina nagu kontrollid neid asju. Nii et see on jah, ilmselt sinu jutu peale siis need tulevad, et hästi palju nagu tahetakse just seda nagu baaskoolitust saada, et lihtsalt nagu asjadest aru saada, sellest baas nagu toorainest. Ja see on väga kasulik, aga kas sa seal makroonikoolitused on sul eraldi, on ja seda sa ei tee koos, see on täiesti eraldi ja see on ühepäevased? See on 3,5 tundi täiesti. Tehtud, see on siuke. Aga kuidas sul endal makroonidega alguses oli, kas me käisime esimesel koolitusel koos kunagi? Mäletad, Nõmmel oli mingisugune... No see oligi 14 aastat tagasi. Ma arvan, et me olime sinuga seal koos. Ja. Aga kas sul alguses õnnestusid kohe või ei? Mida kohe kõigil tuju rikkuda. Ja tegelikult ju oligi nii, et me olime seal koolitusel ja meie rühmal ainsana õnnestusid makroonid. Ja mul pole siiani mitte kunagi nad ebaõnnestunud. Ja ma käin tegemas kodudes, ma olen käinud gaasiahjudega, ma olen käinud vanades klassiruumides, kus on 20 aastat vanad ahjud ja igal pool oleme alati teinud ja mul pole mitte kunagi nad ebaõnnestunud ühelgi koolitusel ka. Ja et sellega ma nagu kummutasin, ma arvan pooled müüdid ja küsimused, et kas tehnika on süüdi tegelikult nagu... köögitehnikat ei saa süüdistada. Okei, aga väga hea, sest sina oled siis väga õige inimene, kes oskab rääkida nii-öelda nendest õnnestumistest ja kui nüüd inimene tahabki hakata makroone tegema, et mida ta peab esmalt teadma. Ja mul on ka ühed küsimused, aga äkki sa alguses räägid siis ise, aga mul on ka küsimused, sest makrooni teema kütab kirgi ja kui ma tõstatasin oma Instagramis küsimuse, et palun esitage küsimusi seoses makrooni valmistamisega, siis neid küsimusi tuli tegelikult oma jagu ja me saame need kõik siin läbi võtta. Aga mis meetodil sa makroone valmistad? Neid saab teha on ju sõltuvalt sellest, mis beseed sa siis kasutad. Sa saad teha kas Itaalia, Prantsuse või Šveitsi meetodil. Need on nagu peamised besee-liigid, sest makroon ju ise on tegelikult besee-küpsis, kus on lisatud nagu mandliahu juurde. Nii et ta baas on tegelikult, no ma lihtsalt seletan, kui kõik ei tea, mis meetoditest me siin räägime. Et see tegelikult tuleneb lihtsalt sellest, et meil on besee. Ja siis beseed saab teha lihtsalt nii, et te viskate selle suhkru kokku sinna munavalgega, vahustate kokku ja ongi nagu valmis on ja siis on variant see, et see on klassikaline, kui me teeme Pavlovat on ju, paljude jaoks tuttav. Aga teine variant on ikkagi see, et seda suhkrut ei viska sinna niisama sisse, vaid sa kallad sinna tulikuuma siirupi sellele munavalgele juurde. Hästi jälle tegelikult arusaadav asi, kui sa sinna lisad ikkagi tulikuuma siirupi munavalgele, see tähendab, et munavalge hakkab koaguleeruma, ta läheb kõvaks, see tähendab, et see munavalge vaht muutub kõvaks ja kõvem asi on tugevam asi, ta on stabiilsem asi, ehk siis see on nüüd selline besee, mis hoiab jälle paremini kuju, ta on juba läheb ahju pooleldi küpsetatuna, kui üks läheb nagu täitsa toorena, teine küpsetatuna. Ja kolmas variant on üldsegi visata küll see sama suhkur ja munavalge kokku, aga need alguses kuumutades koos vahustada ja siis edasi juba vahustada jahutades. Jälle sama, et sa tegelikult pooleldi juba küpsetad selle munavalge enne nagu läbi. Nii et sul on võimalus kas teha seda Prantsuse meetodit, mis annab hästi õrna, aga ebastabiilse tulemuse või siis
natuke kuumutada ja saavutada selliseid tugevamaid tulemusi. Ja sa eelistad Itaalia oma, see on suht rollikindel. No kui me nüüd nagu räägime, et hästi loogiline küsimus siit edasi on see, et mis vahet neil siis on ju, siis tegelikult tulemuse mõttes on ka nii, et need Prantsuse Macronid tegelikult kui sa nagu kõrvuti ammustad ühte ja teist, sa saad tegelikult nagu aru, et üks on õrnem kui teine. Ehk siis see Itaalia Macron on natukene kõvem, natukene kuivem ja see Prantsuse oma on siis suussulavam. Aga kõik need müüdid, ma arvan, enamik, mis te kuulnud olete, on seotud kõik selle Prantsuse meetodiga. Ta ei taha kuivada niiskes õhus, ta ei õnnestu halva tuju ja täiskuuga, no ühesõnaga temaga nagu juhtuvad asjad. Ja kui viirukit ei suitseta, siis ka ei. Ja vasaku käega üldse ei tohi teha. Oi jumal. Aga nii, kui sa selle kuumutamise juurde paned, siis tegelikult see väljund on alati 100% nagu õnnestunud. Ja kuna mulle meeldivad edoelamused, ma olen edev inimene, siis ma teen alati pigem nagu kuumutan läbi, siis ma tean, et mul kõik plaadid õnnestuvad, mul ei ole mingid selliseid üllatusi, et nüüd midagi, miks ei õnnestunud, nii et ma olen nagu kindla peale alati välja. Okei, aga nüüd, kui me alustame selle tegemisega, mida võiks teada? Mingid nipid või soovitused. Esiteks muidugi ma kohe vahenditest räägin, et mina ise kasutan, meil on siin samas Electroluxi köögikombain, ma alati kasutan seda või ühesõnaga, ma ei tea, ma imestan, et mul ei ole see köögikombain veel katki läinud, sest ma kogu aeg kasutan seda. Ja ma mäletan, kas tollel koolitusel, kui me käisime, kas ei tehtud käsi mikseriga seda, et ma ei tea, kui sa näiteks teed Itaalia meetodit Macrone, siis ma ei tea, mulle jääb kätest puudu, sest mul on vaja seda suhkrusirupit, no ühesõnaga sa oled naine ja sa teed kahte asja korraga. Midagi kausi panen veel pähe, et nagu ruumi kokku hoida. No ütlen ausalt, mina ikkagi paar aastat tegin käsi miksriga enne, kui ma sain, nii et selles mõttes isegi miksri taha otseselt ja tegelikult sa saad ju mõõta samal ajal teise käega vahustada, et põhimõtteliselt on tehtav. Aga no me ei saa isegi võrrelda seda sellega, kui sul on nagu käed vaba tegemine. Et sul on nagu rohkem aega ka, et natuke mõelda. No mina näiteks saan juba planeerida oma töö nii, et ma panen miksri tööle, ma veel tegelikult alles kaalun järgmisi asju. Ehk siis ma teen juba 3 korda kiiremini tööd, kui mul on selline lauapealne mikser. Aga see jälle ei ole vabandus, et mul ei ole miksrit, mul sellepärast ei õnnestunud. Tegelikult nagu enam-vähem viisakas käsimikser saab ka hakkama selle ülesandega. Okei, aga me sellest retseptist räägime edaspidi, aga äkki ma siis hakkan sult järge mööda küsima aga mis on need põhilised, kui sa oled koolitusel? Mis on need põhilised asjad, miks ei õnnestu? Kas ei teki jalga alla või sinu koolitustel kõikidel õnnestub? No koolitusel ka ikkagi ma olen nii palju kontrollinud seda olukorda, et ikkagi ka 98% õnnestub, mille ma ei saa nagu välistada on kaalumisvead. Et seda ma nagu alati ei jõua tervel grupil kontrollida, aga töövõtteid ma ikkagi alati kontrollin ja nad nagu pigem õnnestuvad, sest ma tean, et inimestel on hästi oluline saada eduelamused, teha veel, proovida veel. Aga tegelikult ongi need vead enamasti mina ütlen, et kõik algab sellest, et inimesed kardavad. Minu arust see on kõige suurem viga köögis. Kui sa kardad, siis tooraine tunneb, et sa kardad teda, ta ei kuula sõna. Eks see tegelikult juba siis, kui nagu inimesed satuvad sabinasse, siis hakkavadki juhtuma see, et kaalutakse asju valesti. No kaalumisvead on ju, et me ikkagi kodukaal nii valetab, aga me ikkagi proovime +-3 grammi seda täpsust on ju. Inimestel tekib esimesena see mõte, et ma võtan nüüd siin need 3 munavalget ja kui ma 4. löön on liiga palju, ma võtan natuke vähem, vahet pole, et mis ma teen selle jäägiga. Et ehk siis tegelikult lõppkokkuvõttes ei kaaluta korralikult asju. Ja siis satutakse sabinasse, kui me räägime Itaalia meetodist, siis seda termomeetriks, seda temperatuuri mõõtmine ka nagu inimesi kuidagi nii ehmatab, ma ei tea miks, et nähakse nagu mingit numbrit, võib-olla läks tegelikult termomeeter vastu poti põhja, tegelikult sul ei ole temperatuur veel käes ja nagu korraks näitas on ja kohe nahak alatakse sisse igaks juhuks, äkki midagi juhtub ja siis lähebki. Aga kui tähtsad on komponendid näiteks munavalgega? Kas nad nüüd peavad seisma seal külmkapis või nemad ei pea seal külmkapis seisma? Ta võib seista ka toasoojas. Toorainega pigem on nagu ikkagi olulisem see, mida me taga teeme. Ja seesama, et me ei võta teda külmkapist, vaid me kasutame toa sooja munavalget. Hästi oluline on aru saada, et munavalge valk, mis on soe, püüab õhku kinni, ta saab palju õhumulje kinni püütud, kui ta on külm, ta on nagu meie, kui me külmad, siis me oleme kõik hästi pinges, siis munavalge on täpselt samamoodi nagu meie, ta on külmana pinges, ta ei võta seda õhku endasse sisse. Ehk siis sa pead munavalge võtma õigel temperatuuril, ehk siis sooja. Kui ta on sul vanandatud, kui sa võtsid ta eelmisel päeval välja, nädal aega tagasi, vahel 2. No kui sa võtsid ta palju varem juba nagu eraldasid ära, ta on natuke vanandatud, ta kaotab natuke niiskust. See aitab
õnnestumise tõenäosusele kaasa, aga kui sa võtad värsked munavalged, otse eraldad ja teed kõik muud asjad õigesti, siis ta ikkagi nagu õnnestuvad. Ja muus osas ongi ju tooraine on suhkur. Suhkur on ju suhkur ja mandlijahuga on olulisem siis see, et see mandlijahu oleks läbi sõelutud, aga ütlen, et olen ka sõelumata mandlijahuga teinud ja õnnestuvad ka siis. Vaata, mandlijahu kohta tuli küll küsimusi. Küsiti, millist mandlijahu sa soovitad kasutada? Nii. Kas siin võib tooteid nimetada? Ei, absoluutselt. Täiesti soovita tooteid, et inimesed teavad, kust leida õiget mandlijahu. Okei, hakkame pihta, võtame nimekirja ette siin ja tegelikult täitsa võib minna ja võttagi Rimis väga hea mandlijahu, hästi peene, soovitan vaadata siis, kui on soodukad -30 ja varuda kohe rohkem Prismades, väga okei mandlijahu, te ei pea minema mingite spetsiaalsesse erialapoodi, loomulikult kui teil on ligipääs mingitele ettevõtete suurematele kogustele, on ju, siis mina töötan ise Lubeka, Saksamaa tootja mandlijahuga, mida toob Eestisse Balthellin ettevõtetele. Et Balthellinist saaks. Et mina võtan sealt seda seal on vist 12 kilo, siuke 2 suurt kotti. Siis saad ikka kõvasti meil ikka kulub teda üsna palju, jah. Kas mandlijahu osal on ka see probleem, et on hästi teraline? Mis ma siis teen? Teralisus on esteetiline probleem makrooni puhul, ehk siis sa võid seda ignoreerida, kui sind ei häiri teralisus. Kui see sind häirib, sa võid teda ikkagi lasta köögikombainis natuke peenemaks, aga siis on jälle see, et on ohta nagu teha liiga niiskeks ja siis ta hakkab sul sõela kinni jääma ja siis ta sealt läbi ei lähe. Ma nagu ennast väga ei viitsi sellega vaevata, et ma alati sõelun mandlijahu ja see, mis on jäme, see läheb pärast keeksi, biskviiti, küpsisesse, et lihtsalt kasuta see jämedam kusagil mujal ära, et see on lihtsam, sest et teil on näidanud, et ikkagi see ise juurde jahvatades ei toimi. Müüakse ka sellist asja nagu mandlitolm, aga tolm on tolm, ta ei maitse nagu mandel. Ta näeb küll väga ilus siidine välja, aga kui sa selle mandli tekstuuri ka täitsa ära kaotad, et siis ta võib olla ilus, aga pähkel peab ikkagi natuke nagu pähkel ka seal hamba all olema. Ja, aga sa ise jahvatada ei soovita? Kindlasti mitte. See on nii palju vaeva, et kui sa nagu vähekenegi oma aega siin elus hindad, siis see on täitsa mõttetu. Okei, selge. Ei jahvata ise. Kasuta mujal, kodus kulub seda mandlijahu. Igas retseptis, kui sul on jahu, panne natuke mandlijahu asemele või juurde või absoluutselt, või kooktav asju teha. Ja koogid küpsised, kus iganes. Nii et 12 kilo siis saab kõik saavad osta. Ja võta 12 kilo ja sellest 10 läheb makroonidele 2 jääb üle, no küll leiab kasutust. Absoluutselt. Ja saab ju tuttavatega mitme peale osta. Absoluutselt, väga paljud teevadki nii, et tellivadki nagu kamba peale, mingi suurema koguse kasutavad. Aga sa Toidukunstistuudios ise müüd ka neid? Et on võimalik, et kui inimesed tulevad koolitusele, et siis nad saavad... Jah, meil on tegelikult nagu siuke tooraine ja tarvikute pood täitsa olemas, oleme maaletoojad nendel töövahenditel asjadel. See algas ka kõik hästi harmooniliselt, sest kui ma hakkasin koolitusi tegema, siis oli kogu küsimus, kust saab? Ja siis nüüd ma saan siis öelda, et võtke siit kaasa, et ma ei müü kallimalt kui mujal, kõik on lihtsalt saad siit ja saad koju minna. Aga sul on oma e-pood ka, et e-pood ka. Okay. Absoluutselt. Väga hea. Sest et elu on näidanud, et kui sa käid koolitusel ja kui sa esimese paari kuuga neid makroone tegema ei hakka, siis sa tuled mu juurde tagasi koolitusele ja neid on, mul on rekord üks naine, kes 4 korda, siuke umbes 8 aasta vältel, aga ütles, nii maitsvad on, aga nagu kuidagi tegema ei hakka kodus ja ei oska ka ja siis tulen palun koolitusele jälle. No väga hea mõte. Nii, aga nüüd võtame need osad küsimused veel läbi. Miks makroonid pragunevad pealt? No siin võivad olla mitu head põhjust. Mina olen nagu aru saanud, et nagu peamine probleem on ikkagi see, et kui nad sinna silikonmati külge kuivavad. Nad teevad äärtest kinni ja kui ta on ääre pealt kinni, siis kus ta katki ikka läheb, siis ta tavaliselt kas ta hüppab niimoodi kusagilt külje pealt lahti, et kusagilt annab nagu järgi. Aga vahel on nii hästi kinni, et ta lihtsalt hüppab nagu pealt lahti. Või siis on sul näiteks liiga kõrge temperatuur. Ta hakkab lihtsalt nii kiiresti kerkima, et ta läheb katki. Või sa oled lihtsalt selle siirupi ja selle pesee teinud nii õrnakese, et ta ei ole siuke stabiilne ja tugev või tekita seda koorikut sinna peale. See on alati natuke nagu ennustamine, kui siuksed asjad juhtuvad. Sa mainisid silikonmatti, kas sa soovitad kasutada, see oli ka küsimuste seas, soovitad küpsetuspaberit kasutada, silikonmatti, mida sa soovitad? Ainuke asi, ma teeme selle välistamisega, et ainuke asi, mida ma ei soovita, on need punased paksud silikonmatid, mis on rullbiskviidi matid. Need on, mis on ikkagi siuke, no ma ei tea, ta on 3 mm, 4 mm on seda paksust, ta ei juhi seda soojust, esiteks nii hästi läbi, et nad ei saa piisavalt kuuma, et nad ei hakka kerkima, nad jäävad alt niisked ja
kõik muud asjad tegelikult. On see sul nende mikrokiudega see silikon, see hästi õhuke, on sul spetsiaalne siis see makroonimatt, on sul teflonalus või küpsetuspaber, tegelikult kõik toimivad. Et ma ise ei kasuta mitte kunagi paberit, sest ma olen natuke pedant ja kui see paber, kui ta saab niiskust, lainetab ja see sama niiskus annab paberile nagu laine sinna makroonide alla ja pärast su makroon ei ole tegelikult enam ilus ümmargune, vaid ta läheb ovaalseks, sest paber viskas lainesse ja venitas selle taina ära. Ta õnnestub, tal tuleb jalg, ta kõik tuleb nagu okei, aga tal ei ole perfektne, nii et kodus, kui sul on nagu savi, et ta ei ole nagu ümmargune, siis lihtsalt tee paberi peal. Okei, aga kui sa makroonid valmis pritsid, kas sa enne lased kuivada ka, enne kui sa ahju paned? Kuivamine on hästi oluline nüüd, kui me teeme prantsuse meetodil makroone, sest et see makroon peab nii ära kuivanud olema, et kui ma teda nagu pealt vajutan, ta nagu tallanahk. Ta peab nii korralikult ära kuivama, et ta ilusasti... See on ainult prantsuse meetodi puhul? Okay. Itaalia meetodi puhul põhimõtteliselt võib ka otse ahju visata, aga kui sa lased neil seista 10-15 minti laual, hästi sõltub õhu niiskusest, kui kaua nad kuivavad. Talvisel ajal õhud nii kuivad 5 minutiga pärast vaatad, juba võib ahju panna. Vaatad sellega, et sõrmega katsud pealt ja kui ei kleepu, pane ahju. Ja vahel suvel me oleme ühes kohvikus, nägime nii kurja vaeva, et suvel konditsioneeri all köök on nii palav, kus sa töötad, et sul ei ole niisugust head ruumi. Otse konditsioneeri all seisime pool tundi, saime kuivaks, saime ikkagi ahjunad. Kas nad võivad üle ka kuivada? Ja siis nad jäävad mati külge kinni. Nii on. Okay. Ja siis nad lähevad pealt lõhki. Aga kuidas koputamisega on? Ma olen käinud koolitusel, kus kõik koputavad neid meeleheitlikult vastu lauda. Pärast seda, kui Masterchefis teksti neid, ma ei näinud seda osa kahjuks, aga pärast seda, kui õie neid seal peksis, pärast seda mul kõik siiamaani, see vist oli juba 1,5 aastat tagasi, tulevad esimene küsimus, et kas neid peabki niimoodi peksma või? Kui sa oled vihane, siis jumala hästi löö. Et tegelikult on see, et piisab ka sellest, kui sa võtad plaadi kätte ja alt natukene koputad. Mina ei tee sedagi, ma tegelikult lainetan matti alati, sest kui õrnalt üle lainetada, ma ei ole vägivaldne, et ma tahan sporti, et ennast maandada. Vägivaldsed koputavad. Kui sa nagu tunned, et tahad virutada, siis viruta, et see makroon lihtsalt on vaja natukene ühtlasemaks saada, pealt siledamaks saada, need suuremad mullid sealt välja saada. Et selleks võib lüüa, võib kasutada vähem. Aga mis sa mõtled lainetamisel? Nagu ise lainetad või? Koos makroonidega. Ja sa hoiad seda matti kahelt poolt nagu äärest ja sa lööd ühelt poolt nurgalt lainesse, siis ta käib nagu terve laine, käib üle selle plaadi ja käid kõik nurgad niimoodi üle ja siis kui ta nagu lainetab ilusasti üle, siis ta läheb hästi ilusasti siledaks. Et siis makroon on seal nii kindel peal, et ta kuidagi ei lähe laiali? Ainuke mure on siis, kui sa ühe nurga lahti lased lainetamise ajal, siis need lendavad. Okay. Ma võib-olla räägin oma isiklikust kogemusest. Nii, et on natuke ikka juhtunud. Ikka igas asja on juhtunud, aga võib lüüa, lihtsalt ei pea. Ja kui sa tõesti tahad nagu lüüa, kui sa nagu siis pane rätik alla, et siis see ei käi läbi naabritel läbi ajude. Okei, väga hea soovitus. Selline küsimus, miks makroonidel ei teki jalgu? Ehk siis sellist ümbris sinna. See on ikkagi nüüd kõik seotud peseega. Sest et pesee pole muud kui see sama valk, mis püüdis meil need õhumullid on ju kinni, seal on hästi palju õhumulle. Ja kui õhumull läheb ahju, mis iganes tootega, kui sul on seal õhutaskud, mis siis selle mulliga juhtub, kui meil läheb vesi keema, mis mulliga juhtub? Ta tuleb üles, on ju. Ehk siis makroon hakkab nagu kerkima, siis kui tal on õhumullid sees ja nad hakkavad sooja saades üles liikuma ja võtavad seda taina endaga kaasa. Ja et sul on siis nagu 2 võimalust, kas sa ei löönud piisavalt õhku sinna sisse, kas sa vahustasid peseed liiga vähe, kas sa panid liiga külma siirupi, igal juhul mingi põhjus, võtsid külmad munavalged, et sul on nii vähe õhku seal sees, et ta ei tule sinna nagu piisavalt. Ja teine variant on, sa segasid taina üle, et sa küll lõid selle õhu sinna sisse, sa olid väga tubli ja siis sa kukkusid seda segama ja sa surusid kõik selle õhu sealt välja, no siis ei ole millal kerkida, sest õhumulle seal sees ei ole. Okei, aga nüüd, kui me räägime tainas, siis milline on sobiv tainas, et mul need jalad ikka tulevad sinna alla? See on hea küsimus siin, hakkame tahaks ka kausi tuua ja vaadata.
Eks siis tegelikult on nii, et kui me räägime sellest magmalaadsest ribana langevast, mis iganes tainast, kuidas seda nagu ka ei kirjeldata, siis tegelikult see on ju lihtsalt optimaalne õhumullide kogus sellest tainas on sellel hetkel. Ja seda tõesti me nagu niimoodi natuke nagu hõõrudes, vajutades surume välja need õhumulle ja lõpetame selle tegevusega siis, kui spaatli külge suuremat kogust üles tõstes, vajub see tainas nagu ilusasti ribana alla. Ja kui ta kukub ikkagi nagu plärts ühes tükis, no siis on veel edasi vaja segada. Aga jälle siin on inimesed unustavad elementaarse füüsika, et võetakse see väike kogus tainast, proovitakse teda kukutada, aga sul ei ole massi seal peal, siis tal ei ole mitte millalgi kukkuda. Ja siis selleks, et kontrollida, et kas ta kukub ribana, selleks sa pead sellise suure koguse peale võtma, et sa näeksid, kuidas ta tuleb. Aga kui nüüd on liiga vedel, siis on tuksis. Siis on kõik, jah. Siis teen pannkooke. Kui sa ala segasid selle taina, sa saad sellest tegelikult üsna hästi aru pritsides, sest pritsides nad ei vaju laiali, nad hoiavad väga hästi kuju, nad on robelised ja koledad, aga vaata, siis peksa küll seda plaati või lainete või tee mida iganes, sest siis sa saad veel õhumulle sealt kätte. Aga kui sul pritsides nad juba laiali ujuvad, siis on kõik. Jah. Et ära viska, mul kogu aeg tulevad naised, kes ütlevad, ma vihaselt viskasin kogu selle plaadi ja matiga kõik minema. Neid naisi on päris palju olnud, et ärge nagu ära visake, et tehke neist kas või neid toorjuust juurde šokolaadiga ja tee pulgakooke lastele või komme või mida iganes. Kallis tooraine ei ole vaja ära visata. aga jah, makroone, kui sa oled üle seganud, sa enam sealt ei saa. Aga nüüd on selline küsimus, et miks makroonid jäävad seest tühjad? Siin on jälle see, et kui sul on selline olukord, kus sa tainast liiga vähe segasid ja sa jätsid sinna hästi palju õhumulle sisse, siis need õhumullid viivad hästi üles su makrooni. Ja siis, aga sisu ju selle võrra rohkem ei ole. Kui ta rohkem kerkib, siis selle võrra mandliahu sinna rohkem juurde ei teki, siis on ju loogiline, et lähebki tühi seest. Ja teine variant, et üks ongi see, et sa segasid tainast siis liiga vähe, sa jätsid sinna liiga palju õhku sisse, ta kerkis hästi palju üles ja võib-olla sul lihtsalt oli näiteks ahjutemperatuur liiga kõrge, et ta kerkis hästi palju üles ja siis on variant, et ta oli ka toores. Ehk siis ta nagu võib-olla ta tegelikult mingil hetkel oli täis kerkinud, sa võtsid välja, aga tegelikult sisu kukkus alla, sest sisu oli veel toores sees. Ja see on nagu väga õhuke piir. See on tunnetamise küsimus ka. Ja see tühjus on ka niimoodi, et kui me räägime Itaalia meetodist, siis Itaalia meetodil jääb alati makroonil väike tühimik sinna alla sisse. Ta ei tohi olla nagu auk, aga tegelikult sinna jääb selline väike tühimik sisse alati makroonil. Et mõne jaoks on see, et see on nüüd nagu ongi auk seal sees, aga tegelikult see ei ole. Tegelikult ei ole. Sa arvad, et see on auk, aga tegelikult ei ole. Näed niimoodi asju. Ei, siin on jälle see, et kui sa paned sinna sisse täidise, esiteks see täidis lükkab seda sisu pärast sisse poole, ja teine see täidis annab ka niiskust ja tegelikult see sees olev sisu paisub. Ehk siis tihti on nii, et kui sa selle makrooni kesta võtad, et pooleks, sest see on esimene asi, tahaks ka kontrollida, ta on tühi, aga kui sa oled ta kokku pand ja teisel päeval oma makrooni külmkapist välja võtad ja teed pooleks, ta ei ole enam tühi. Siis ta on täitunud nagu. Aga kui me nüüd räägime erinevatest maitsetest, siis tehakse ju makroone erinevate värvidega. Ehk siis mida sa värvimiseks kasutad? Ainult pulbervärve, aga see on puhtalt minu isiklik eelistus, sest et neid kulub vähe. Nad annavad intensiivse tulemuse ja üldiselt ta nagu läheb aina intensiivsemaks. Kui ma panen mingit keeli või pastat, vedelikku, siis on lisavedelik tainast, see on ju tavaliselt teda kulub suht palju ja tulemus on hästi tuhm. Aga ainuke asi on see, et sa pead vaatama, et oleks vees lahustuv värv. Turul on ka rasvlahustuvaid värve ja neid makrooni jaoks kasutada ei saa, et need rikuvad taina ära. Ma just mõtlengi, et kui sa kasutad nii-öelda pulbervärvi, siis kuidas ma pean retseptiga arvestama või seda läheb nii vähe, et see ei olene? Seda läheb nii vähe, jah. Ja eriti pulbritega väga lihtne töötada ja õnneks on maailm nii palju edasi liikunud, et mina tänaseks värvin kõiki makroone ainult looduslike värvidega. Tulemused on kirkad, ilusad ja selles mõttes täitsa nagu aru saad, mis värvi see makroon on. Et pulbervärvid, ma ei tea, kui palju neid looduslikke vedelana on, ma pole kunagi meid vaadanud, aga üldiselt pulbriga on ka nagu hästi hea see, et ma saan teda väga hästi doseerida, sest et ma panen teda sinna vahustavasse munavalgesse, sest ma olen kohe tulemust. Ja siis ma panengi täpselt nii palju, kui on tulemus, millega ma olen rahul. Okei, väga hea, sest seda küsiti ka, et kuidas peab arvestama. Millega sa küpsetad? Pöördõhuga või tavalise ahjuga või mis režiimil? See väga sõltub ahjust. Kõik on võimalik. Kõik on võimalik. Tahad grillil? Teed grillil? Ja ei, tegelikult on ikkagi nii,
et esimene katsetus, kui sa nagu proovid teha makroone, ma soovitangi võtta see selline 130-135 kraadi ja pöördõhk ja proovida sellega. Ja kui sul õnnestuvad makroonid, oled ise oma sooritusega rahul, siis anda oma ahjule isegi nagu võimalus proovida 2 plaati korraga panna pöördõhuga. Et minu näiteks stuudios ahjud ei saa sellega hakkama, aga väga paljudel saavad, nii et seda tasub täitsa proovida. Et kui 1 plaat õnnestub, proovi on 1, siis proovi ka 2 panna, võib-olla toimivad. Et pöördõhu suurim eelis on see, et ta paneb selle õhu ringi käima ja sa saad küpsetada 2 plaati korraga. Neid ei tohi liiga lähedale panna, tavaliselt see on nagu, kui siine on 5, siis me paneme teisele ja 4, aga tegelikult tänapäeva ahjudel on kasutusjuhendis isegi kaasas see info, et mis selle konkreetsele ahjul, mis siinidele panna, kui sa paned 2 asja korraga. Kui sa ikkagi näed, et see pöördõhk, mis võib juhtuda näiteks vanemate ahjudega, on see, et ta kaotab ära selle funktsiooni, et ta ei aja nagu õhku enam nii hästi ringi käima, vaid ta kipub nagu peale puhuma asjadele. Esiteks ta pruunistab ja vahel on nii, et terve plaat on ühele poole niimoodi viltu püsti. Sa saad kohe aru, et see nagu pöördõhk on peale puhunud su makroonidele, siis lülita välja. Proovi seda 50 ilma pöördõhuta ja vaata, mis saab. Ühesõnaga peab katsetama, et oma ahjuga peab tundma, et kui esimene asi, ma ei tea, makroonid küpsevad ära või kõrbavad ära või lähevad pruuniks, siis lihtsalt katsetada ja timmida vastavalt oma ahjule. Täpselt nii. Kuule, hakkame pärast koos tegema neid. Nii, oota, ma mõtlen, siin on veel selline küsimus, miks nii-öelda tipp ei lähe maha pritsides? Ehk siis töövõtted, puhtad töövõtted. Ja pritsimismeetod ka vist. See on lihtsalt see, et sa tõmbad selle pritskoti üles. Teda ei tohi üles tõmmata, vaid sa pead ära liikuma pritskotiga kõrvale. Et kui sul tekivad nagu natukene mingid siuksed lainetused, ebaühtlased, võtad veits kuidagi nagu halvasti ära, siis tegelikult selle nagu koputamise, lainetamisega sa saad siledaks. Aga vaata need tipud, et sa pritsisid otse, tõmbasid otse pritskotti üles, nendest enam lahti ei saa. Et loomulikult võib kohe ära pritsinud, siis võtta nagu hambaorgi, suruda ta laiali, lükata ilusaks, on ju. Vahel internetis soovitatakse teha märja käega ära seda tee, sul on suhkur, milleks sa peaksid vett talle veel peale panema. Kui suures soovitatakse küll, jah, väga palju, aga milleks panna vett, sa võid kohe kuivalt kiirelt ta üle tõmmata, aga see on nagu lõppkiirusele mõjub paremini see, kui sa õpid õigesti pritsima. Et natukene, muidu sa jäädki selle hambaorgiga sinna solverdama ja parandama oma tööd, et palju lihtsam on ikkagi harjutada. Tegelikult, kui sa kogu aeg proovid ja sihikindlalt nagu, inimestel on see, et nad nagu pritsivad ja samal ajal tõmbavad ära, on ju. See peab nagu tegema nii, et pritsisin ära, lõpetasin, tulen ära, on ju. Et kui sa natuke aega teadlikult harjutad seda, see tuleb kiiresti. Aga mis otsikut sa kasutad? See peab olema tavaline ümmargune otsik, vahemikus 0,8 kuni 1,2 on siuke optimaalne. Ehk siis pluss-miinus sentimeeter. Et kes eelistab 0,8, et natuke paremini kontrollida olukorda, et siis ta ei voola nii palju välja, on ju. Siis on lihtsalt, sa pead nagu... Ei, kogu aeg ühe koha peal. Pritsimise all oled kogu aeg ühe koha peal. Muidu tulevad siis. Aga lõpu teed üks, on ju? Ja, siis kui enam ei pritsi, sa pead pigistamise nagu järele andma, surve järele andma ja siis tegema selle ringi sealt. Muidu ta nagu tuleb kogu aeg ju tainas järgi sulle. Selge pilt. Nii, vaatame, kas me võtame veel täidistest, me räägime retsepti osas. Siin on üks selline asi, tegelikult me vist rääkisime, miks makroonid jäävad pealt krobelised. Sõelun ja segan enda meelest õigesti. Nii, räägi. Siis on sõelutud on, miks ta siis krobeline jääb? No siis on vaja ikkagi natuke rohkem seda tainast veel segada. Ikkagi veel selleks riba laadsemaks või siis lainetada üle, see teeb kanad nagu väga ilusasti siledaks. Võib ka kasutada loomulikult seda mandlitolmu, sellega tuleb kohe väga, väga sile tulemus, aga ma ikkagi maitse mõttes pigem elan selle krobalise makrooniga. Ja. Kuule, aga ma arvan, et soovituste poolt on vist kõik läbi käidud ja läheme ja jagame retsepte nüüd. Nii, aga nüüd on retsepti aeg. Kuna me oleme rääkinud makroonidest, siis jagame makrooni retsepti. Ja ma arvan, me rääkisime, et võiksime Itaalia meetodist rääkida. Teeme Itaalia meetodist. Räägime Itaalia meetodist. Itaalia meeldib, meetod meeldib, korras kõik. Nii, aga... miksriga kohe lauale. Hakkame minema siit. Just. Mul on ainukese komponendina mul vesi siin, nii et ma ei tea, kui abiks ikka. Abiks ikka. Need on need laktoosi ja gluteeni ja kõige vabad makroonid siis tulevad. Nii. Puhas vesi.
Ja makroonide jaoks on vaja alguses sõeluda mandlijahu ja tuhksuhkur. Need mõlemad on vaja võtta 150 grammi, kumbagi 150 on ju. See sõelumine võiks korra ikkagi teha, on ju. Mõned teevad isegi 2 korda sõeluvad näiteks läbi. Aga igal nad peavad kokku ühte kaussi saama kohe natukene suuremasse, sest sinna sa põhimõtteliselt segad kogu taina lõpuks kokku. Et see on sul üks anum. Siis sa võtad ühe poti, kuna me nüüd teeme Itaalia meetodit, siis me teeme suhkrusiirupit. Ja suhkrusiirupi jaoks võtad sa jälle 150 grammi suhkrut, nüüd mitte tuhksuhkrut, tavalist suhkrut. 150 grammi. 150. Kõik on sama, siiani, teeme lihtsalt. Ja siis paned sinna juurde vett. Veekogus võiks olla alates 37 grammi. 37 on minimaalne, mida rohkem paned, seda kauem keedad, sest siirup saavutab igal juhul temperatuuri siis, kui on piisavalt vedelikku välja aurustunud. Et ehk siis alates 37 grammi, läks 42, ei juhtu mitte midagi muud. Keedad 5 sekundit kauem, on ju. Ehk siis, aga pott peab olema väike. Ehk siis kõige väiksema, mis sa kodus leiad, sest et suure pinna peal valgub see väike kogus siirupid nii laiali, et temperatuuri mõõta on suhteliselt võimatu, on ju. Et otsid võimalikult väikse poti. Wokpann, ei. See jäi ära praegu. Aga see on väga hea nipp, seda ma ei ole kuulnud, et võimalikult väike pott. Aga tundub loogiline. No, ei nõus. Okei. Jah, siis on see lihtsalt, see on endal mugavam natuke töötada. Ja siis suhkur jõuab ka normaalselt ära sulada, et kui ta sul kõik sul valgub seal põhja, no ühesõnaga. Aga termomeeter peab olema? Pigem jah. Oleme täpsed, teeme termomeetriga. Ja see termomeeter, mis sisse käib, see peaks olema, on ju. Ja siis sul on nüüd olemas siis nüüd 2 anumat, siis 3. anumasse lähevad munavalged. See munavalgete kogus nüüd on 110, on ju. Aga sellest 110-st 55 grammi jääb kaussi, kui sa teda vahustad, ja 55 läheb nüüd sinna mandlijahu ja tuhksuhkru peale. Ehk siis lihtsalt paned peale. Segada pole vaja, võib segada, ei juhtu midagi sellest, võid ära segada selle massi, saad sükse martsipani, kui ei sega, juhtu ka midagi. Ehk siis sul on lõppkokkuvõttes, sul on nüüd nagu 3 anumat. Sul on munavalge kaus, sul on siirupipott väike ja suurem kaus, kus on sul mandlijahu, tuhksuhkur ja munavalget. Ja siis sa tõesti hakkad samal ajal kas siis oma käsimiksriga või siis lauapealse miksriga, hakkad vahustama munavalget. Oluline on vahustada keskmisel kiirusel ja nüüd teed seda toasooja munavalget. Ja samal ajal hakkad kuumutama siirupit. Siirupit segada ei tohi. Suhkrusiirupeid ei segata. Muidu hakkab suhkur kristalliseeruma ja väga lihtne meelde, et kui suhkrusiirupid niimoodi segad, siis tekivad oldehansa mandlid. Need on need krõbedad kõvad mandlid, on ju, ehk siis see sama suhkur kristalliseerub, muidu sama asi hakkab sul potis toimuma. No seda sa ei taha. Ehk siis sa lased tal olla. Kui sa kasutad veel lauapealset miksrit, see tähendab, et sa lihtsalt seisad niisama termomeetriga. Siirupit ei sega, tema kuumuneb ise täiskuumusel ja keskmisel kiirusel sul munavalge on siis vahustamisel. Ja kui see siirup on umbes 117-118 kraadi, pluss miinus, natuke siia sinna võib olla, siis sa lihtsalt niristad selle sinna ikka veel vahustavasse miksrisse, siis samal ajal niristad sisse selle siirupi. Aga sellel ajal, kui sa hakkad seda lisama, millise konsistentsiga need munavalged on? Nad ideaalses maailmas on kohe vannivaht, ehk siis see, nagu see rohekas, kollakas osa, mis seal nagu alguses on, et see on kõik ära kadunud. Aga täisvahus ei ole? Ei ole, et täisvahus ei ole. Samas ütlen, aastate jooksul ma olen nagu kõike näinud ja on ka nii, et on läinud nagu pilvekesteks ja siis juba nagu teraliseks ka. Tegelikult, kui selle siirupi sisse kallad, ta tõmbab selle ikkagi tagasi ilusaks. Ta ei tule enam nii perfektne see makroon, aga ära nagu jälle ära viska. Et läks munavalge vähe üle, ikkagi tee asi nagu lõpuni, ta ikkagi nagu õnnestub. Aga ideaalses maailmas, nagu me elame, on ta siuke kohe ilus vannivaht. Ta ei ole tugev, teda pea kohale keerata ei tahaks, sealt tuleks kõik välja. Nagu kergelt vahus. Jah, kergelt vahune. Ja siis, kui sa kallad sinna selle siirupi ära, siis pärast seda ta nüüd veel umbes 3-4 minutit vahustab see mikser edasi või siis sina oma käsimiksriga vahustad veel 3-4 minti edasi. Samal ajal on hea hetk, et panna toiduvärvi sisse, eriti kui sa kasutad on ju pulbrit, on nagu väga hea siis nii kaua doseerida pulbrit, see 3-4 minutit ongi aega, et leida see värv, mis sulle meeldib. Ja siis, kui sa selle siis vahustamise lõpetad, siis kõik see pese, mis veel on nagu kergelt
soe, enam-vähem siuke käetemperatuuril või natukene käest veel soojem on ju, siis sa võtad kogu selle pesee ja nüüd juba käsitsi soovitatavalt silikonspatliga, mis ma loodan, et kõigil kokkamishuvilistel on kodus olemas. See on üsna vajalik, kui sa makroone teed ka ja üleüldse. Ja üldse on seda vaja kogu aeg. On, kõik kausid saab puhtaks ilusasti. Ja et sellega siis kraabid spaatliga kõik selle pesee kuivainete juurde ja hakkad sealt nagu niimoodi vajutades siis seda asja segama. Esialgu, et alati, mis inimesed esimesena teevad, kui nad selle pesee sinna kokku saavad, vanema õpetas, et kaussi ei tohi koputada ja pesee juures hingata ei tohi ja nii edasi. Tasub meeles pidada, et meie vanaemade ajal vahustati asju käsitsi. Vahud olid õrnad, ebastabiilsed, tänapäeva vahud miksritega on väga tugevad. Võta julgelt ja suru, sa ei pea teda kuidagi tõstma õrnalt niimoodi nagu teeks biskviita ainast, vaid julgelt lihtsalt vajuta. Sa võid teda tegelikult suvalt ka segada, sa võid lihtsalt keerutada ka segada teda. Aga eesmärk on siis teda nii kaua segada, kuni ta on selline voolav ja magmalaadne. Mida rohkem seda voolavam ta on. Ja et nii nagu see konsistents, nagu me enne rääkisime, et ta õrnalt nagu ribalaadselt nagu tuleb spaatli küljest alla. Ja siis sa paned pritskotti, ilma selleta ka siis makroone teha ei saa. Pritskotist ainas võib paar tundi isegi seista laua peal, õhukindlalt suletult, taga mitte midagi ei juhtu, on ju. Aga soovitatavalt ikkagi siis kohe ka nagu ära pritsida. Pritsisid ära, koputasid ära ja siis umbes 10 minuti pärast võib nad tahju panna. Tavaliselt. Ja koputame või siis lainetame natukene. Kui vihane olete. Kuidas tuju täna on vastavalt siis sellele meeleolule. Ja siis ta läheb, kuidas sa küpsetad, me teed pöördõhuga, ütleme, ja siis kui kaua umbes või kuidas ma jälgin, et nüüd on nad valmis? Ma panen juba nagu pimesi, väiksed makroonid on 13 minutit, selle 130-135-ga ja siis suuremad on 14 minutit. Aga võib kontrollida siis nii, et ahjuust esimesed 10 minutit siis me ei ava, muidu see jalg, mis hakkas moodustama, võib alla ära kukkuda. Kui nad juba on kerkinud, nad on juba makrooni nägu, siis tegelikult seal 11-12 minutil sa võid juba ahju avada ja natukene neid külje pealt lükata. Kui tunduvad juba suhteliselt siuksed tugevad ja nagu küpsiselaadsed, siis nad on valmis. Aga sa kraadid ka ütlesid või? 130-135 on umbes ahju hea temperatuur. Ja siis ma võtan nad välja. Ja. Nii, kas ma võin kohe hakata neid seal liigutama või mis ma nüüd nendega teen? Ja nüüd sa unustad nad ära. Lähed ära nende juurest. Väga sõltub matist ja siirupist, ühesõnaga kõigest sõltub. Vahel makroonid tulevad naks lahti. Ja. Vahel on nii, et soojana ära jumala eest neid puutu. Ehk siis kui sul on nagu vähekenegi aega ja kui sa töötad rohkem kui ühe matiga, muid inimestel tihti on see, et oi, aga mul on üks matt ja ma siis pean ju nagu tahan järgmist teha plaaditäit ja siis tõesti võib nad ära kakkuda sealt, aga üldiselt on parem lasta neil täielikult siis maha jahtuda pool tundi ja siis alles neid sealt rahulikult ära võtta. Siis tegelikult siuke hea makroon, kui ta on see küpsend veel siuke 13 minutit, ta põhjast ta ongi tegelikult natukene niiske. Ta ei ole nagu täiesti kuiv ja kõva küpsis. Meie eesmärk ongi ju see, et ta oleks väljast siuke krõbe ja seest oleks niiske. Me ei taha teda küpsetada seal pruuniks alt. Nii et tegelikult ma ütleks, et isegi hea makroon ei tulegi mati küljest kohe lahti. Sa pead nagu lasta tal olla. Natuke olla. Ja, et kui sa oled tal nüüd lasknud seal olla, siis on see hea hetk, kui sa need ära võtad ja proovid paariliselt kokku leida. Minu nagu lifehack on see, et nagu esimene mõte ja mida me ka koolid seal alati teeme, on see, et me otsime nagu sama suuri makroone kokku, aga tegelikult kui sa otsid kokku natuke erinevaid makroone ja kui pärast see laar näeb palju ühtlasem välja, sest kui sa otsid väiksed eraldi kokku ja suured eraldi kokku, siis on väiksed ja suured pärast. Aga kui sa paned nii, et natuke väiksema, natuke suuremaga kokku, siis üldpilt tuleb siuke keskmine, sest kui see täidis on vahel, sa tegelikult ei saa nagu aru, et üks on natuke suurem kui teine. Et kui pritstehnika nii hea pole, kui seal on ikkagi nagu suured vahed, siis ei saa nii teha. Okay. Aga pluss-miinus väikse vahega, et näiteks kui ma tahan panna karpi, siis on palju lihtsam teha nii, et kombineerid kokku natuke suurem ja natuke väiksem. Ja kui sa oled nad siis ära kombineerinud, siis sa paned vahele täidise. Ja nüüd täidisest räägime. Mida sa soovitad? Äkki sa annad ühe täidise retsepti ka? Mingi hea. Mis on üldse kõige populaarsemad maitsed, kui tullakse koolitusele või mida te teete tavaliselt? No usu minu esimene täidis, mille ma kunagi üldse makroonidele siis tegin ja hakkasin kasutama, on siiani kõige populaarsem täidis, mis on ka väga heast, on kõige odavam täidis, soolakaramell. Et see on nii huvitav fenomen, sest makroon ise on suhkruküpsis, karamell on ju suhkur ja sul on nagu suhkur suhkruga ja sa paned sinna natuke soola tasakaaluks. Nii ja soolale. Te ole üldse nii magusad.
et see on nagu on ja jääb, aga üldiselt on ikkagi kõik täidised, mis on nagu natukene marjased, puuviljased, nagu hapukad, et mul meeldib alati panna kas mingit tsitrusellisi sinna sisse, et see tegelikult ka inimestel hästi maitseb, on ju, et kui ma tahan nagu happelisemat maitset, mul meeldib kasutada kuivatatud jogurtipulbrit, päris nagu jogurtit panna ei saa, on ju, sest ta teeb lödiks su makrooni, suhkur sulab ära, aga natuke tasakaaluks paned või marjapulbreid näiteks paned, et kui sa nagu tunned, et tahad niisugust järgsemat maitset, panedki mingit naturaalset marjapulbrit juurde, jogurtipulbrit ja siis kõik see nagu niisugune hapukas ja soolakas jälle petab ära, et siis tundub, et see on niisugune hea hapukas, ei olegi liiga magus. Ja, aga mis ma pean kindlasti arvestama täidisega, et ma ei taha, et nii-öelda need kestad ära sulavad. Mis need siis on? Ongi igasugused jogurtid, toorjuustud, kõik niisugused asjad, mida õudselt tahaks sinna vahele panna. Sa võid panna, aga siis sa pead need makroonid päeva jooksul ära sööma. Tad on väga head, see on väga maitsev, kui sa paned sinna mingi toorjuustu või sellise asja, mis on nagu reaalselt nagu hapukas on ja ise, siis siuke soolakas. Aga jah, sellised makroonid, et meil üldiselt makroonidega on eesmärk ikkagi ju see, et me tahame, et nad säiliksid. Ja kui sa oled teinud või kreemi või šokolaadikreemiga makrooni, siis tema selline parim enne, ehk siis selline ideaalne tekstuur tegelikult püsib umbes 3 päeva. Ja perele kõlbab ta ka nädal aega süüa, ehk siis tema nagu kõlblikkus on umbes sõltuvalt toorainest natukene niisugune nädal on ja. Aga nii kui sa paned sinna need asjad, mis on sellised nagu vesised, siis see suhkur sulab ära. Ehk siis kõik see, sa pead kogu aeg nagu mõtlema, et mis sa sinna paned, et vesi, et meil on ju ülejäänud makroon on kõik suhkur ja suhkur sulab, tekib siirup on ju. Nii et kõik, mis on vesine, on selline väga ettevaatlikult baseerima. Aga köördidega on ju ka see, et kui sa teed sellise vesisema köördi, siis ta teeb ka päris kiiresti vesiseks. Kui sa sinna paned natuke rohkem želatiini ja veel rohkem võid, siis ta püsib väga hästi. Okei. Selge pilt. Aga nüüd, kui meil ongi, kui sa ütled ühe mingisuguse kiire retsepti, mis võiks makroonide vahele, ülikiire lõpetuseks, siis mis seal oleks? Ülikiire oleks võtta 250 grammi valget šokolaadi ja siis sinna kõrvale 150 grammi marjapüreed ja see marjapüree näiteks kõige levinum on pooleks granadil ja mango. Kõlab hästi ja, juba. Võib-olla vaarikapüree, ehk siis mitte päris kõige vesisem püree, ehk siis 250 grammi šokolaadi kohta ma 150 grammi sidrunimahla näiteks ei paneks, on ju? Aga mõni siuke hapukas marjapüree, sa võid kirssi proovida, võid musta sõstart panna näiteks, proovida piimašokolaadiga kokku, on ju, et väga siuke lihtne variant. Ja hästi oluline on siis see, kui sa sulatad šokolaadi, lisad selle püree sinna soojana juurde, et ühendada ta ikkagi alati saumiksriga. See on nagu üks liigutus, mis kodus kogu aeg vahele jäetakse. Paljudel polegi saumiksrit, aga tegelikult on nii, et kui sa võtad selle šokolaadikreemi, sa käid käsitsi kokku, ta on selline nagu vesine ja selline nagu vedel. Paned külmkappi, ta taheneb ära, loomulikult ta taheneb ära, jälle puhas füüsika, ta taheneb ära. Aga kui sa lased ta saumiksriga kokku, siis sul tegelikult tekib emulsioon. Sul rasva ja veemolekulid tegelikult ühinevad omavahel, sina käsitsi neid kokku ei saa. Aga saumikser ühendab nad ja siis sul tegelikult ei teki selline tahke asi, vaid sul ka külmkapis tuleb välja pärast kreem. Ja kui sa nagu makrooni vahele paned kreemi, siis see tulemus on väga, väga erinev. Kui hea soovitus, aga kui kaua sa seda külmkapis hoiad? Umbes. Makrooni või? Ei, seda täidist, 2-3 tundi. Jah, see sõltub šokolaadist on ju, et valge šokolaad stabiliseerub aeglaselt, mina soovitan täidist teha eelmisel päeval valmis, siis on nagu kindla peale, siis ei pea käima seal katsumas ja ootamas, planeeri oma aeg, sa võid isegi teha nii, et sa teed need kestad, eelmisel päeval teed täidise ja siis järgmisel päeval täidad neid näiteks. Siis ei pea neid hakkama ka seal värskelt kakkuma selle plaadi küljest lahti, nad võivad ka nii seista põhimõtteliselt on ju. Okei, tead, mul on tunne, et nüüd see, ma ei tea, pool tundi või palju me rääkinud oleme, mina lähen koju ja mina hakkan nüüd makroone kohe tegema. Ma jään ootama. Sa tule Pärnu, sa niikuinii käid seal vahest, et siis tüppa läbi. Nii et homme siis kohtume. Väga hea, Aga enne kui ma nüüd hakkan neid tegema, siis teeme toidutesti, see on üks minu lemmik osadest. Ja mis sa arvad, mida meie täna testime? No. Aga tead, tegelikult on nende makroonidega veel see lugu, et kui ma neid tegema hakkasin, meil oli nii suur vaimustus. Ma tegin õhtul selle laari, 30 makrooni, abikaasaga 8 võisime rahulikult ära süüa selle laari. Siuke hapukas täidis, nii mõnus on ju. Ise tehtud. Ja, noored ka veel on ju, teed sporti ja üldse aru ei saa, et sa paned makroone niimoodi kilode viisi. Aga mingi hetk käis siuke krõks ära ja no ma ei söö makroone.
väga hea, siis ja mu läheme makrooni abikaasa ei testi söö juurde. makroone ja isegi mu lapsed õieti ei söö makroone. No väga hea. aga ma testin neid kogu aeg, sest et mul meeldib teha uusi retsepte ja siis, kui ma uusi retsepte jälle välja töötlen ja mõtlen, siis ma loomulikult alati maitsen, nii et ma olen maitsmisega väga kätt. Ai, väga hea. Oota, aga mul tuli üks küsimus veel juurde. Mis nende hind on? Kui poodides on tavaliselt makrooni hind, ütleme, ma ei tea, 2, 3, 4 eurot, noh, kahte enam võib-olla ei leia. Aga mis see oma tehtud, see hind umbes tuleb? Oled sa arvutanud seda või ei ole? Pärast toiduainete šokolaadi hinnatõusu ma ei taha seda arvutada, siis ma ei taha. Aga ma isegi nagu siis, kui ma seda nagu ei arvutanud, ma ütlen, et inimesed maksavad selle eest, et nad neid teha ei oska. Et makroon ei ole nii kallis, nagu tavaliselt öeldakse, et oi, mandliahu on nii kallis, no tegelikult ei ole. Et seda ei lähe nii palju. Ja seal on nii palju suhkrut. Seal on tuhksuhkur ja suhkur ju, et tegelikult inimesed maksavad kinni seda, et nad ei oska teha. See on tegelikult väga-väga hea toode, mida müüa kondiitrina, kohvikutena, sest sa saad väga hea juurdlehinduse teha, inimesed on nõus selle eest maksma, sest et nad ei oska seda teha. Nii et ta ei ole kallis ise tehes. Okei, selge. Aga hakkame sööma. Yes. Nii, tehtud. Nii, aga siis alustame toidutestiga. Meil on makroonid testimises. Ja ma mõtlesin, et milliseid makroone testida ja ma võtsingi hästi erinevatest kategooriatest. Ehk siis meil on 5 erinevat kategooriat ja need on siis poe sügav külmutatud makroonid. Päris lai valik on või vähemalt erinevatest poodidest võib sügavkülma lettidest leida neid. Siis on suurtööstuse makroon. Siis on täiesti tavalise kohviku makroon või toidukoha makroon. Siis on üks tuntud headuses kohviku makroon ehk siis makroonid, mis on, ma võiks öelda, et päris tuntud ja inimesed teavad, et sealt saab neid makroone. Ja siis on 5 on poe makroon ehk siis, ma ei tea, Rimis, Selveris, poe riiulil olev makroon, et hindame neid ja vaatame, kas midagi üllatab ja kas miski tekitab sellist mitte nii head üllatust. Nii, aga alustame, võtame otsast ja siis natukene hindame ja siis ma ütlen, kus see pärineb ja siis vaatame, mis seal hind on, sest need hinnad on hästi erinevad. Nii, kuidas me siis lõikame midagi pooleks ka, et vaatame sisu või kuidas sina kui ekspert seda... No me võiksime ju koos maitsta, teeme pooleks. Nii, aga mis värvi me siis võtame? No võtame esimese roosa. Milline roosa? No sina vali kumb, ma valisin värvi. Nii, kas me teeme pooleks ka? No tee ikka. Oi. Ai. Nagu kuiv tundub või? Ei usu, sul tundus. Ta oli krõbe lihtsalt, mitte kuiv. Okei. No vaatame. Aga ta oli kuiv. Kuiv on ju. Ta ei ole küll pesee, aga see pealt on kuiv ja... See on see klassikaline võikreemi makroon. Ta ongi kuiv. Sest et võikreem ise on nii tugev asi. Ilmselt maitstatud mingi, ma ei tea, essentsiga, ma ei tea millega. Ja siis see või ju, tal on nii vähe vett. Ta on hästi niiskust, et tal ei ole seda makrooni sükest nätskust sees. Ja tead, me panime nüüd mõni aeg tagasi need sildid või mina panin need sildid, aga ega ma ei mäleta, mis siia alla läks, sest me päris palju jutustasime siin eetriväliselt. Nii et huvitav, mis see võiks olla? See, ma tegelikult tean, kes see on. Tead või? Sina ei tea, aga ma... Ütle. Ma olen üsna kindel, et see on Katariental, sest ma olen neid näinud seal letis. Ta poest ei ole. Ongi, tead, mina mõtlesin, et praegu, mina mõtlesin praegu, et see on see suurtööstuse makroon, mis mul on ka siin. Ja see on siis tuntud headuses makroon, mis ma mõtlesin, et ma võtan. Ja selle tüki hind on 2,50. Kui sa ostad 4 kaupa, siis on 4 tükki 8,40. Kuiv oli, jah. Mul oli väga üllatav. Ma arvasin, et Aga võib-olla see lihtsalt oli nii kaua letti seisnud, äkki teised on mahlaga. Ta on lihtsalt kaua seisnud, eks? Ta võib-olla nii, et kuna me müüme ühte makrooni letil võib-olla 3-4 päeva, siis võib-olla ta juba on seal 3-4 päeva, äkki meil lihtsalt ei vedanud. Nii, võtame järgmise. Nii, võtame rohelise. Võtame rohelise. Tead, kui mina tavaliselt makroone ostan, siis minul on alati kõige isu äratavad
pistaatsia omad. Ja samamoodi on jäätisega. Kui kuskil on pistaatsia jäätis või gelato, siis ma olen nagu müüdud. Mul on selle pistaatsiaga nagu see mure, et meil on igal pool on see pistaatsia essentsi ja selle küpsetuskindla täidisega, mis on kerkroheline. Et ma jumaldan pistaatsiat, aga ma tahan, et see oleks nagu pistaatsia, seda on nii vähe. Kas sa pistaatsia pastat ise müüd ka? Ja, ainult puhast. Ja sada? Et selle nagu, ma arvan näiteks see sama Katariinantali oma on tehtud pistaatsia pastaga puhtaga, aga see, mis siin praegu on, väga huvitav. Nii järgmine, kas me teeme selle pooleks või see tundub ka kuiv? Teeme pooleks. Sa saad noa tunnetust, et kas on eri? Tead, ma võin öelda, see nuga ei ole kõige teravam. Aga ma võin juba öelda, see on suht kuiv. See on veel kuivem, kui oli. Nii, tead, ma tean selle, kus seda ma tean, kust ma selle sain. Ja see on põhiliselt peseküpsis siis vist. No see juba lõhnab nagu see pistaatsia essents või... Issand, see on nii all. Nagu ma peaaegu hakkasin seda maitsema, aga see lõhn oli juba hakkas vastu, see on täitsa lõhnab nagu keemia. Ja... Tead, oleks me seda esimesena maitsid, siis see Katariinantali oma oleks nagu väga-väga hea olnud, nii et, aga tead, seda ma ei imesta, sest ma juba poes vaatasin, ma tean. See on, ma ju võtan teed peale. See on tegelikult müüakse poes, see on poemakroon. Leti peal ta ei ole külmkapis, mitte midagi, sa võtad lihtsalt küpsiste riiulilt. Selle ma sain Selverist ja ta on niisugune tee Pauliine. Kes vaatavad siis sellises pakendis ja selle hind on 4,70 ehk siis 6 tükki on pakis ja hinnaks tuleb 78 senti, aga pigem ei ostaks. Säilivus on täitsa huvitav. Ma ei tea, mingi 20 ma pakuks 15 oktoober 2026, aga siin valmistamise aega ei ole, et ma ei tea, millal see valmistab. Mingi aastake, ma ei just tea. Ühesõnaga... Maitse on vastav, jah. Ja. Nii, aga võtame järgmise, ma ei tea, kus see järgmine pärit on. Mis värvi me võtame? No teeme šokolaadi vahele. Oi, teeme. Nii, ja siis pooleks jälle. Need osad on nii väiksed, et... okei. Kuule, siit hakkab juba tulema midagi. Võistlu seda praegu võitis. Nii. Valge. Siin on hästi selline brauni lõhn on. On jah? Siuke vahukommine näeb see sisu välja, nii huvitav. Jumala viisakas makrooni. See ei ole üldse halb, jah. Ta on nagu väga... Ta ei meenuta liialt makrooni, ma arvan, et siin mandlijahu on millegagi segatud. Seda ümbrist on hästi vähe tunda, seda täidist on hästi palju. Aga jumala braun, jumala mõnus asi on see. Täitsa okei on. Kui see poleks öelnud, et see on makroon, ma oleks öelnud, see on väga hea dessert. Ja. Aga ta ei ole kuiv, ta on mahlane. Nii, see oli see kolmas, mis me proovisime. Ma arvaks, et see nüüd on ikkagi mõni selline Eesti suurtööstuse esindaja. Ahaa, ei ole. Ei ole, va? Ei, tead, ja... Nii, see on külmutatud, sügavkülmast ostetud ja see on Lidlist ostetud. See maksab 5,99 ehk siis tüki hinnaks tuleb 50 senti. Minu arust need on täpselt sellise suurusega, et neid on väga hea ka kaunistuseks kasutada. See oli väga meeldiv üllatus. 5,99, väga tasuta. See on väga, väga hea dessert. Ta mandlit seal ei ole, ta on nii sile pealt, et võib-olla seal ongi... Midagi, ta on väga sile, sest võrreldes järgmisega, mis me proovime hakkama, seal sa näed, et seda nagu tekstuuri on olemas. Nii, järgmine. Võtame kollase. No võtame. Ta on jälle natuke kuivem oli jälle, jah. Aga ta ei tundu nii kui Katariinant. Näe, siin on täpselt okei, nendega näevad see nagu vahe on ja mis tekib natuke makrooni sisse, et ma räägin, mind see ei häiri, kedagi võib olla vaata. Aga see on ainult ühel pool. Sest sa oled vajutusid nooga teise poole all. Tundub loogiline. Okei, see lõhn. Passion. Ei või? Mul on kõik braunid asjad. Mis asi see on? Mingi hapukas? Mis sa pakud siis? See võtta ei tohigi šokolaadi vahele süüa, sest šokolaad tapab kõik maitsed ära, on ju. Ja see vist on mingi troopika. Või mis sa oleks pakkunud? Mul tuli esimene kohe nagu passion. Okei. Või ei ütle? Ei, ta on midagi troopilist. No šokolaad ei ole. Ei, ta ilmselt on mingi passion. Midagi, jah.
ja ta lihtsalt ei ole nagu siis tehtud mingis 100% püreest, ta on nagu passioni, ma ei tea. Ta on kuivem, aga ta ei ole halb. Aga ja tegelikult on ju see, mis on makroonil nagu, mis peab olema, et tal on üks krõbe kest ja see sisu on nagu nätske. See, mis sellel nagu esimesel on ju puudu ei, oli see, et see sisu ei olnud siuke nätskeke. Et sellel on, ma ütleks, väga hea see siuke tekstuur küpsi seal. Ja siin on tunda ka seda makrooni kesta, et eelmisel, võib-olla see täidist oli liiga palju, kuigi see eelmine ei olnud üldse halb. Aga ta oli väga viisakas, mis iganes sul tundub mingisugust maitset domineerib ka sellel, mis me praegu proovisime. Oota, äkki proovime sellest samast mingi teise ka või? No proovime. Mille? Sest... No, roosa kord. See on veel kuivem vist. Tundub vähemalt lõigatas. Ta ei ole kuiv. Või tähendab... nagu... No ütlen, et lõhna ärgi peaks aru saama juba, mis makroon on. Ma ei saa nendest maitsetest aru. Näe on vaarikas. Aga ta ei ole selline maitse, mis lööks nagu pahvakuga näkku. Ta on nagu, kuidas ma ütlen, nagu hägune. Aga minu jaoks natuke on ta liiga kuiv. On või? Mulle see sisunätskus just meeldib. Sisunätskus mulle meeldib, aga see kest... No kest juba natuke domineerib. Ta on nii pisike see makroon. Võib-olla sellepärast, suuruse pärast. Nii. Mis see oleks võiks rohkem olla? head täidist siis see? Võib-olla tõesti, jah. Kuidagi nii. Gustavi oma. Neid ma ostsin Stockmannist, oli ilusti külmletis ja maksis 7,90 ja tüki hinnaks tuleb 1,32. No see on ikkagi kaldis. Aga täitsa huvitav. Peaks koostisest vaatama, et... Täitsa... Oota, mul on ju pakend olemas. Nii, selline... Kuule, see oli mango passion. No mango seal ka. No mangot siin pole ka üldse tunda. Ei olnud, jaa. Ja vaarika, okei. Need olid osad, mis me valisime, vaata pakendis olid katki ka. Nii et nii, aga siis võtame järgmise. Kas me võtaks selle, siis mulle tundub, et see on soolakaramell. See näeb täpselt välja, nagu mõni mu õpilane oleks teinud, nagu täpselt sama käekiri. Sa mainisid ennem ka, et ta on värvuselt ja suuruselt on... Ja, suurus, värv ja see, et need kuidagi nagu oma vahel ja täpselt nagu toiduvärvid, mida mina kasutaksin. No mine tea, võib-olla paned täppi. Ma arvan, et see on laim, aga mis see on vaarikas ka? Äkki vaarikas. Oi, kui ilus täidis siin. Vau, kuule. Oi, kui palju. Täna peab trenni minema. Söömine on ka trenn. Jaa, ei, seda küll. Nii, proovime. Soolakaramell on see, jah? Ma ei tea, nii väga hea. Ma räägin, nagu oleks ise teinud. Mulle meeldib, ma alati ise karamellil nagu hästi hindan seda, kui karamell on tehtud mõrkjaks. Sa tunned siin nagu taustal seda mõrkjat alanooti, et ta ei ole lihtsalt siuke padumagus karamell ja siis on nagu suhkur. Ja minu arust sellel see kest on paras, sest ma ütlen, minu arust see Gustav oli, võib-olla ta on ka seisnud natuke Gustavi oma, et see Gustavi oma, see kest jäi kuidagi nagu häirima, aga siin ta sulandub kõik nagu ilusti ühte. Kui ma arvan, nendel kestadel on suht sarnane tekstuur, aga no vaata seda täidise kogust on ju. Siit sa nagu otsid, üritad aru saada, mis see on, aga siin sul on nagu reaalselt... Me siin sööme selle ära ka veel selle... Nii magus kõik. Enne räägib, see on suhkruga. Ühesõnaga, aga tead, kus see on pärit? See on nüüd seal kategoorias, mis on selline kohvik või lihtsalt toidukoha makroon. Ei ole tuntud headuses toidukoht. On kohvik Täkupoiss. Ja see on selline Pärnu lähedal asuv kohvik. Ma arvan, et sina tead seda, sellepärast sina oledki sinna selle koogimenüü teinud. Sa enam seal ei ole nii-öelda tegev. Vaimukas, Ragne. Vaimukas. Ta jäi mulle tee peale, et ja tead, miks ma valisin? Sellepärast seal on väga hea käega pagar, kes teeb erinevaid kooke nüüd siis sinu retseptides ka vist ajendatuna. Ja minu arust need makroonid näevad alati seal ka nagu väga head välja. Need ongi minu makroonid. Jah.
sa oled väga vaimukas. Et aga see on... Aga ongi need samad ju toiduvärvid, ma räägingi, et ma nagu ei ole kusagil mujal nagu näinud, sest need on värvitud looduslike toiduvärvidega. Ja tegelikult, mis ma ütlesin, vaata, nad tegelikult ju näevadki siuksed, sa saad aru, et nad on looduslikud. Aga samas nad on kirkad ja nad aga nad on nagu värvilised. Ikkagi värvid, et sellepärast see tunduski nagu kõik nagu sama. Ja tegid mulle nalja natuke lihtsalt. Ma ei mõelnud alguses üldse, ma mõtlesin, mis kohviku oma ma võtan, sest ma pean enne salvestust kuskilt läbi käima. Ja siis ma mõtlesin, ma Tallinnas, ma teadsin kindlasti, et ma lähen Katariinentali võtan ja siis ma mõtlesin, kas ma jõuan Tallinnas kuskil ummikutest veel läbi ja siis ma mõtlesin, et aga see jääb mulle tee peale ette ja ma tean, et see koogilätt ja need magustoidud ja nüüd on neil emadepäevaks tulemas. See ei ole üldse reklaam, kuigi nüüd peaks juba sponsorrahad. Aga on tulemas mingid magusad asjad välja, et selles mõttes, et seal on nagu väga okei hindadega ja sa tead nagu, et sa saad väga head asja. Eriti kui see Alexela kaarton on ju olemas, sa saad veel soodukad ka. Sa teed ka reklaami. Ja kus juures ei tee, aga siis see järelikult on see tikri makroon, ma arvan, seda mitte kusagil mujal ei saa ja seal vähemalt kui me tegime, seal oli veel nagu lisatäidis sees, et sul on nagu üks ja teine seal sees, see oli päris... Aga tikri makroon, see on siis valge šokolaadi põhjal ka nagu see... Ja tikri siis... Ja ta oligi nagu tikri püreega ja siis veel sees ise keedavad nad seal ja teevad kõike nagu naturaalselt on ja ostavad tikrid ja teevad püreeks. Okei, tead, ma ütlen, ma ei lugenud neid, ma lihtsalt ütlesin värvide järgi, ma arvan, et see on tema. Kiire. Okay. Seda ma isegi natuke igatsen, ma pole seda paar aastat nüüd saanud, et... Kuule, ma maitseme, issand. Kas on? Aga äkki tegelikult on mingi hoopis uus maitse vahepeal välja mõeldud. Tõesti, vaatame. Selle peaks lõhna järgi juba ära... no ongi täidis ka sees. On tikker. On jah? On tõesti tikker. Ja, seda ma saan nii tore, et sa tõid seda meile täna söömiseks. Ole lahke. Oi kui hea. Siin on sellist hapukat nooti, aga ta ei ole peale tükkiv. Et nagu kiljuv või, aga sa saad aru, mis maitse seal on. Gustavil, vaata, see vaarikas tekitas küsimusi, kas on vaarikas või mis asi see on? Jaa. Ma söön selle. See vaata ongi see, et oi kui hea. Kui teed naturaalset püreed ja ise on, siis sa kohe saad maitsest aru. Ei, no tore. Kas sa on sponsoreeritud takuposti? Vaatame. Aga need on ostetud, ma täna hommikul ostsin, nagu mainisin. Huvitav, kui pikad seal ette tehakse sellepärast, et need on väga värskelt maitsevad. Jah. Sa ei tea? Ma ei tea, kas ma tohin öelda. Oi, okei, lõikame välja. Nii ja viimane, see oli siis kohvik Tacoboys ja hinnaks oli 2,90. See on praegu kõige kallim, mis me oleme maitsnud, aga ta on ka kõige suurem. Ta on nagu silmnähtavalt suurem. Ja, kui me seda seal arendasime, siis tegelikult oligi see mõte, et inimestel üks vau tunne. Nagu... Ja et sa saad ikka midagi. Saad, noh. Ja. Nii, ja võtame siis ühe sellise kollase, mis on siis kõige viimane. Ja nii. No kuiv ta vist ei tundu olevat või? See kõige viimane. Kõige huvitav on ikka. Issand, ma ei saa üldse. Tal ei olegi lõhna. Äks on vanill, mingi poe külmutatud versiooni vanill. Ma tunnen mingit mandlijahu lõhna või mingit lõhna, mis... Küpsis. Küpsis. See on nagu see selga klassikaline mingi küpsis või siuke... Apelsin hoopis. On jah. Nagu see Kalevi ekstra. Aga kus apelsiniga kokku ta tuligi nagu täpselt see nagu need mingid sidrunimaitselised küpsised. Ta maitsebki, jaa. Issand, aga mis selle kohta nüüd öelda? See ei ole üldse nagu käsitöö. Ta on, ma võin öelda, mul oli 2 külmutatud toodet, sellepärast, et ma poodides nägin, et sügavkülmades on hästi palju neid külmutatud makroone. Ja see nüüd on, aga kus see nüüd on? See on Maximas pärit ja praegu oli soodushind 4,99 ja päris hind on sellel 7,59 ja selle päris hinnaga tuleb tükihinnaks 63 senti ja soodushinnaga tuleb 42 senti. Aga ma ei tea, kui ma peaks külmutatud variandiks valima, siis ma ei tea, mulle meeldis see... Issand, aga mulle mõtlesin, et olin praegu väga üllatunud, et see täidis oli nii hapu, et ta ei mõjunud üldse nagu nii magusalt. Seda küll, aga minule isiklikult, mulle tunduski ta Kalevi küpsist. Ja, ei maitse nagu Kalevi küpsisel. See on nagu täpselt sama, et nagu see
brownie ei olnud nagu makroon ja see ei ole nagu makroon, aga nad mõlemad on nagu, nagu kui magustoit. Aga nad on külmutatud toodete kohta tegelikult suht okeid vist. Noh, et ei ole nagu see Selveri letist ostetud peseküpsis. Ja mulle ta tekstuur ka meeldis, mina olen täitsa nagu, tegelikult on täitsa nagu dessert. Jaa, nõus. Aga mis me nüüd mõtleme, mis see tekitas üllatusi? Mulle see tikrimakroon väga meeldis, mis on siis Täkupoisist, mis asub Pärnu lähedal. See oli väga hea, see tikrimakroon tõesti. Ja üleüldse see, mis me enne maitsesime, mis asi see soolakaramell iga, sest seda on täidist väga palju. Ma isegi vaatan, et selle võiks veel lõpuni süüa siit taldrikut. Jaa, mina sööngi. Sellepärast ma kiiresti teengi, et selle nagu lõpuni. Ja siis, mis mul nagu endale, ma teadan, et see Selveri oma, ta nägi, kui ma juba ostsin, ma nägingi, et ta on nagu, ta on kuiv ja see on juba teada, et see oli hukatusele määratud. Mis mul natuke pettumise valmistas oli Katariinentali omad, sest ma arvasin, et need nagu on siin need staarid siin. See nagu, ütleme, et ongi, et see ei maitsenud hästi, see sama Selver siin on ju, et see nagu ei olnud üllatav, on ju. Jah, see ei olnud üllatav, jah. Et ta nägi juba natuke välja selline ja siis see maitse nagu oli täpselt vastav, on ju. Minu jaoks täna ikkagi olid nagu üllatused need kaks, mis oli brownie oma ja mis oli see sügavkülma tooted, jah. Jah, sest et ta tüki hind tuleb väga-väga soodne ja nad olid täitsa ma olen kogu aeg arvanud, et nad on nagu halvad. Ma ikkagi ütleks seda, et ta makroonina ei ole hea, aga kui ma lihtsalt mõtlen, et ma tahaksin mingit magusa tampsu ja kui ma ei mõtleks, et ma otsin mingit siin kvaliteeti ja mingit makrooni, seda mandlisust ja kõike seda, jumala väga okei asi. Ja kaunistuseks ka kookide peale panna absoluutselt, et täitsa okei. Nii, et kes vaatavad, siis Maxima omad on see Veldan omad ja siis Lidli omad on sellised pildi pealt on nad veel eriti ilusad. Jaa, aga pildi peal ongi kõik ilusad. Nii. Räägib fotograaf. Aga siis paneme poe kinni vist. Meil on vist kõik hinnatud, on ju? Mis meil see staar oli? Ja kui Gustavist rääkida, siis võib-olla Gustav natuke, mulle tundus, et nad on natuke võib-olla seisnud liiga kaua. Täitsa huvitav, et mis nendel see säilivus siin on? 2-0. Päris kaua, 2-0-4. Et ei tea, millal nad tehtud on, aga ikka ka nagu omajagu. Ja, ma kohe jään siia lugema, mis siin sees on. Ei, see lihtsalt nagu terve see külg, see on kõik koostisosad, see tundub nagu väga palju asju. Aga ega see ei välista, et nad võivad ikkagi nagu head koostisosad olla, on ju. Nii et ma ei ütle midagi. Nii, aga aitäh, et sa tulid. Me saame pärast hakata veel makroone siin lõpuni sööma. Suured tänud, aitäh, et sa jagasid oma nippe ja soovitusi, kuidas makroone teha. Ja aitäh! Aitäh kutsumast! Ja aitäh, armas kuulaja, et sa olid taas meiega. Ma loodan, et sa said siit palju inspiratsiooni, et ka ise üks makroonitegu ette võtta. Aitäh meie sponsoritele Lidl ja Electrolux. Kohtume järgmises episoodis.